Tere hommikust kõik head inimesed siin ja sealpool ekraani. Ja mina siis täna olen üldiselt sellises omas klassikalises rollis, et püüan anda väikese läbilõike sellest, kuidas eelläinud põlved on kujutanud meest, kuidas on kujutanud ka isa. Ja isegi kui need ajad on tänaseks juba nii-öelda pöördumatult läbi saanud, on kindlasti meie mälus või kollektiivses käitumises ühte teist, mida me oleme kaasa võtnud. Vanemad inimesed ehk mõistavad seda kõike pisut paremini, sageli nooremate inimeste jaoks tundub see üllatav või teinekord isegi keeruline mõista, aga samas kõike seda, millest me täna hästi lühidalt püüan siis läbilõike teha, et seda kõike tuleb kindlasti paigutada ka omasse aega, sellesse, missugune oli elulaad ja kontekst. Teie ees on nüüd kaks sellist suurepärast fotot sajanditagustest aegadest, mis siis kujutavad Eesti meest. Üks on Muhu rahvarõivastes, teine on juba tuletõrjeja uhkes mundaris ja eks need kunagised harvad napid, kas siis joonistused või hilisemal ajal juba ka fotod, annavad mingisugust aimu, missugune on olnud mehe staatus ühiskonnas. Kui te panete tähele, siis Muhu mehel on vöö vahel kindad. Vanasti ammustel aegadel inimpõlvi tagasi usuti, et kirjatud mustritega kindad annavad mehele jõudu, kaitsevad teda kõikvõimaliku kurja eest ja isegi ka siis, kui näiteks suvel oli tarvis minna kas vallamajasse või kohtumajasse või kuhugi mingeid asju ajama, siis meesterahvas kindlasti pani need kindad vöö vahele. Need olid staatuse ja siis ka mõnes mõttes nagu kaitsesümbolid. Aga kui ma nüüd mõtlesin tänase konverentsi peale, et meheks sünnitakse ja isaks kasvatakse, siis ma võib-olla alandlikult tahaksin isegi natukene seda korrigeerida. Ja nimelt, kui me vaatame seda mehe elukaart läbi rahvapärimuse, siis kesksel kohal on poeg, poja ootamine, poja sünd, esimene poeg. Et kõigepealt oli väga oluline saada poeg ja siis kõik need edasi, mis hakkas juhtuma. Need ehk saime öelda, et võib-olla see poeg kasvas meheks ja sai ka isaks ja loodetavasti siis ka heaks pereisaks. Aga tõsi ta on, et kui me läheme ajas tagasi ja vaatame siis kõike seda, mis siis üles tähendatud on rohkemal või vähemal määral, sest paraku, mida need mehed ise tundsid ja täheldasid, seda me enam sajanditagustest aegadest meeste endi käest küsinda ei saa, nii et kõik see, mis siin on vaieldamatult vahendatud materjal ja nii nagu seda kirja pandi. Aga tõsi ta on, et taluperemehed soovisid ikka, et esimene laps oleks poeg, see on läbinud ka meie Eesti kirjandust. Mäletate, selline tore film oli, mille järgi väidetavalt tahetavat isegi kirjutada romaanisari Tõde ja õigus. Et oli probleem, kui sündisid aina ja aina tütred. Sest esimesele pojale ikkagi sooviti pärandada talu ja samuti, kes siis ka abielludes tooks tallu juurde tööjõudu ja rikkust. Nii nagu Võrumaal öeldi, et kui laps sündis, et kas sündis siis poeg või sündis aiapalutaja. Nendele, kes võrukeelt ei oska, nendele ma seletan ära, et tütar tuli mehele panna, tema viis kõik vara välja ja see mehele panek toimus ka vanuselises järjekorras, nii et tütarde mehele panek oli talule päris arvestatav koorem. Aga kindlasti, kui me tänapäeval räägime sellest, et isad saavad sünnitamise juures olla, mis on ju suhteliselt uus asi, eriti minuealistele, kõik me mäletame arvukaid rahvajutte sellest, kuidas isad hüüdsid sünnitusmaja akende all ja kuidas emad last nägid sageli nõukogude ajal alles siis, kui nad hakkasid lapsega koju minema, et ta riietati lahti täpselt samamoodi nagu mina, siis ma nägin teda esimest korda, sest varasemalt toodi lihtsalt vaadata selline korralikult sisse mähitud, ei tahaks just öelda, et puuhalg, aga vähemalt midagi niisugust küll. Aga kindlasti on olnud isal selline roll, et laps sünniks terve. Ja näiteks meie esiemad selleks, et rasedus kulgeks
hästi on kandnud oma mehe, oma abikaasa särki. Ja just sellel nii-öelda maagilisel eesmärgil, et see sünnitus oleks siis võimalikult väikeste valudega, sest kui me vaatame meie demograafilist situatsiooni, siis varasemad sajandid üks surmapõhjusi oli naiste suremus just nimelt seetõttu, et nad sünnitust ei elanud väga erinevatel põhjustel üle. Ja ka kõikvõimaliku maagilise paha eest on siis näiteks naised kandnud endaga kaasas ka midagi niisugust, mis on siis mehele kuulunud abikaasale. Kas see on siis nugavööl või lihtsalt meesterahva vöö ümber keha, mis on andnud kindlust ka psühholoogilises plaanis, et kõik eesootav kulgeb võimalikult probleemideta. Nii et selline tulevase isa või kui sündis juba mitmes laps, ka olevase isa selline kohalolek, et ta ümbritses nagu oma lapseootel naist, et selliseid väikesi nii-öelda tähelepaneku kilde me pärimusest leiame. No tänapäeval on meil olemas geenitehnoloogia ja juba udupeened arengud selles vallas näitavad, et peaaegu et võid juba tellida, et missugust last sa soovid, kuigi minu jaoks see vist päris eetiline ei saa kunagi olema. Aga eks varasematel aegadel on ju ka ikkagi tehtud midagi selleks, et soovid täituksid. Ja on siis sellised tähelepanekud, et näiteks kui peresse soovite, et kas sünniks esimene poeg või lõpuks ometi poeg, sõltub sellest, kuidas keegi vaatas, et siis kindlasti abieluvoodi pidi olema peatsiga põhjakaard, et millegi pärast usuti, et poisslapsed tulevad sealt poolt. Ja muidugi tänapäeval on hästi humoorikas mõelda, et siis abieluvoodisse soovitati ühes võtta kõiki selliseid tööriistu, mida mehed oma igapäevaste tööde juures tarvitasid ja üsna lustlikud on ka sellised kirjeldused, kus siis väideti, et kui mees endale siis seob kirve selja peale, kui ta siis läheb naise juurde sooviga panna küpsema uus elu, et siis see pidi nagu tagama, et sünnib poiss. Ja täpselt samamoodi siis rahvauskumuste kohaselt see mehelik alge asub paremal pool ja kui siis sooviti, et sünniks poiss, siis meesterahvas pidanuks naisterahvale lähenema kindlasti paremalt küljelt, kui tal olid sellised intiimsed plaanid. Aga samuti näiteks naine võis kanda kas siis mehe särki või panna mehe riided oma padja alla, et see soodustas samuti siis poja sündi. Et see poeg ja poja saamine oli siis ümbritsetud väga arvukate maagiliste rituaalidega, mis tänapäeva inimese seisukohalt tõepoolest tunduvad sellised pisut humoorikad, aga nad on siis omas ajas. Kuidas sai teada, et pojad on tulemas, näiteks Forselius, kes on pannud kirja meie vanemad rahvapärimust, on siis öelnud, et näiteks kui 2 raskejalgset naist korraga aevastavad, siis usuvad, et neil mõlemil tütred sünnivad. Kui aga 2 meest, kelle naised raskejalgsed on ühe korraga aevastavad, siis pidavad see poega tähendama. Nõndaks. Aga samuti ka naised ise pidid siis tegema kõik selleks, et lapsed, olgu nad siis tütred või pojad, sünniksid terved, aga samuti ka, et neil oleks nii-öelda siis moraalne pale sile, aga just, et siis rasedad naised, et ärge siis istuge veeämbri või toobri peale, sest vastasel juhul sünnivad ainult tütred. Või siis ka üldse veeämbri peale istuda või toobri peale ei tohi, sellepärast, et usuti, et sellisel juhul võib-olla laps võib siis ka uppuda või nii-öelda siis kujundlikult väljendudes vee läbi kahju saada. Et sellised näiteid võiks muidugi tuua loendamatult ja hästi palju, et võib-olla seda nagu tegema ei hakka siin ja praegu, aga sellest kõigest kokkuvõtvalt nähtub see, et poja, eriti esimese poja sünd oli oodatud ja et kõik see, mis lapse eostamise ja sündimisega kaasas käib, oli siis maagiliselt hästi väekas ja hästi oluline, et neid püüti jõudumööda järgida. Samamoodi siis ka on, rasedus ja sünd kajastunud ühel või teisel moel ka meie vanemates rahvalauludes, kus siis sangastest on üles kirjutatud Jakob Hurda kogus 1877. aastal, nagu siit slaidi allreast nähtub, sellised read, et mina miis meremehe poig, mina kallis kalamehe poig, kasvi üles ime üsen, kalli ime kässi pääl, magasima memme massa all, kuulsi memme kopsu all, säälma sei süömeverd, maitsi memme massaverd.
Ja kõrval on siis pilt, mis kujutab ka enam-vähem samast piirkonnast Lõuna-Eestist Arglakandist pärit siis noorpaari rahvarõivastes, meie etnograafilised fotod 20. sajandi algusest, mis annavad näiteks aimu ka sellest, et triikraua kasutamine ei olnud veel levinud erinevatel põhjustel, aga võib-olla toovad ka natuke realistlikuma pildi meie rahvarõivastest, on natuke erinevad kui need, mida kujutatakse postmarkidel praegu. Ja kuidas, kui poisslaps oli sündinud, siis loomulikult või sündimise pärast, vahetult pärast ilmaletulekut ja kõik need rituaalid olid samuti suunatud selleks, et tema elu läheks hästi. Hea elu tähendas seda, et mees saaks virk, näiteks just poiste lapsel ei ole siis pärast sündimist nii-öelda käsi kinni seotud või teda kõvasti kinni mähitud. Et kui seda teha, siis mees on oma elu jooksul on laisk ja mugav, aga kindlasti oli tähtis ka see, et noorel tulevasel mehel oleks naiste hulgast valida ja siis kas on laps mässitud seelikusse või on siis nii-öelda tõmmatud korraks läbi naise undruku, hame või seeliku, ikka selles usus, et ta ei peaks leppima sellega, kes talle tulla tahab, vaid et tal tõepoolest oleks siis võimalik valida ka endale see naine parim nii-öelda võimalikest, nii, ja samuti ka järgmine slaid toob sellise motiivi rahvapärimusest, mis on meie mütoloogiliste laulude repertuaaris, kus siis ka on viited sellele, et poisslapse sünd on olnud nagu natukene tähtsam ja olulisem, et see on siis regilaulu motiiv Tütar vette, kus ema erinevatel põhjustel, näiteks sellepärast, et sünnib liiga palju tütreid, need tuleb mehele panna, see on kõik väga kallis ja kulukas talule ja on siis ka sellised motiivid, kus ema tõepoolest on siis oma tütre või tütred vette viinud, et poeg saaks võtta meelepärase naise ja talu anda, aga siis, kui see minias tuleb peresse, siis see minias ei ole nii-öelda meeleline, tast ei ole töötegijat ega midagi ja ema läheb siis jõe või vee äärde oma tütreid koju kutsuma, kes on muutunud partideks ja ütlevad, et nad parema meelega siis söövad pajuurbe ja kõike seda, mis loodus pakub, et nad ei tule enam tagasi, et ema, sina siis söö nüüd oma minija või minijate mesileiba. Ja siis on samamoodi, eks ole, see nagu poja väärtustamine, et kas on poega või on tütar, kui on poega tuu tareje, mähi poega mähkmeie, sidu siidi rätikuie, pojast suab tare tegija, tare lae lassu lüüa, tare nuka nummerdaja. Kui on tüter vii vesile, kuidas viin vere vesile, kannan armu allikale, las jääb aega, veereb päeva, mõnitab mõnda nädalat, lehmad lüpsad, karjad suodab kaugeella, mullikad murudella. Et see on siis 1888 Jakob Hurdale saadetud regivärsi katke Kodaväre kihelkonnast, et nagu öeldud, jah, neid motiive, et poeg laps, kui poeg peresse sünnib, et see on nagu olulisem kui võib-olla tütar. Nüüd noormehest täiskasvanuks. No vanem rahvapärimus ütleb, et poisslaps võis lauda sööma istuda koos meestega pärast seda, kui ta oli kündnud esimese vao. Ega meeste tööd sellel ajal, millest mina räägin sajandeid tagasi, olid füüsiliselt kordades palju raskemad ja erinevatel põhjustel käisid nad ka naistel üle jõu. Ja loomulikult luterlik kultuuriruum, kuhu me ju ka oleme kuulunud siiski, et see täiskasvanuks tunnistamine oli seotud konfirmatsiooni või leeriga, et millest siis nii-öelda läbisaamise ja piibli tundmise, aga mis on meie kultuuri jaoks laiemalt oluline, siis eelkõige lugemis, aga ka kirjutamisoskusega kaasnes õigus abielluda, võtta naine, et see nagu sümboliseeris seda, et kui siis nii-öelda ema-isa ei oska ise lugeda, kuidas nad saavad siis lapsest kasvatada korralikku inimest, aga loomulikult korralikku siis ka tolle aja kontekstis, kes tunneb piiblit. Ja kuidas siis omavahel tuttavaks saadi, ikka käidi ehale siis käidi ikkagi abiellumisealiste tüdrukute juurde ja samamoodi siis ka noormehed pidid olema ise leerist läbi saanud, et kas see oli siis neljapäeva ja laupäeva õhtu, kus siis sellisel ajal kusagilt sealt
kevadise kas siis jüripäeva paiku kuni Mihklipäevani, kui tüdrukud aidas või lakas magasid, kus see aja koos veetmine siis toimus. Ja siis ikka nöögiti, et kui sa istud ümber lõkke ja kellegi peale siis see suits puhub, et sa oled käinud siis karjalapse ehk siis alaealise juures ehal käinud. Et see oli üks viis tutvuda, nagu ma tänastele noortele ütlen, et no mis teha, eks ole, et Viru keskusi ja muid kohti, kus chillida ja hängida ei olnud välja mõeldud, et see oli siis selline viis, kus omavahel tutvuda ja ega seda väga pahaks selles mõttes ei pandud, sellepärast, et noh, tõesti neid võimalusi kiigepühad olid veel, tööde juures olid veel need võimalused, kuidas nagu tutvuda, et ega neid väga palju ei olnud. Vahelduseks mõned fotod ka, kuidas siis Eesti meest on varasematel aegadel kujutatud pildil perega ja üksinda. Kui me nüüd räägime, et sõna mees, mida see eesti keeles tähendab, vaatasin siis ka sõnaraamatut, siis tõepoolest sõna mees tähendab eelkõige siis nii-öelda meessoost inimest, meesisikut, meeste rahvast ja üldiselt seda siis oleme meie oma keeles kasutanud ka nii-öelda naisele või poisikesele vastandatuna, et noh, sa oled veel poisikene, sa pole miski mees. Eesti keeles mees tähendab kindlasti ka mingisugust nii-öelda tegevust või harrastust või kuhugi kuulumist silmas pidades, et noh, ta on näiteks selle töö mees. Ja kui ma ise tegin välitöid, siis oli hästi huvitav, kuidas nii-öelda vanemad naised ka sageli ütlesid, et kui ma noor olin, siis ma olin ikka kõva, kas siis kirjamees, laulumees või tantsumees. Ja kui siin mõni aeg tagasi mõeldi sellele, et võiks välja hakata rahvamuusikute seas andma välja tiitlit Eesti Vabariigi pillimees, siis see tekitas ka tänases kontekstis arutelu, et miks just mees ja see jõudis ka minuni. Et paigutada see siis just nimelt sellesse konteksti, et mees on keegi, kes oskab midagi teha. Siis kindlasti mees väljendab ka mingisuguseid selliseid väärtuslikke omadusi, et see või teine asi on mehe tegu, see on jutt, eks ole, et sul on mehe süda sees, kuigi kas me arutleme, et missugune see mehe süda see on, et mees on kindlasti julge, noh, see pole kellegi mees, kes midagi ei julge näiteks, et siin on sellised laused. Siis edasi, mida veel, eks ole, kui me kasutame eesti keeles viisakusväljendeid, ole hea mees, näiteks käi seal ära, eks ole, või ole meheks ja tegelikult ma olen täheldanud, et seda kasutatakse tõepoolest ka soost hoolimata. Noh, kindlasti siis abielumees, mis näitab teatavat sotsiaalset staatust või rolli ja samuti siis ka selline ja taaskord selline nii-öelda sooväline, soolisust rõhutamata, et sa oled mingisugune isik, asjamees, tegelane, et mind huvitab, mis mees ta oma vaadetelt on. Et jah, praegu on ehk muutunud, et väljendid rohkem nagu soopõhiseks, aga üldiselt jah, et mees on, kasutame nii-öelda nii otseses kui ülekantud tähenduses. Ja teinekord ütleme ka, et mõni teeb midagi nii-öelda hea mehe poolest, heast tahtmisest, heast südamest. Me paneme midagi mehele, see tähendab seda, et kas me rikume ära või viime odavale turule või raiskame lihtsalt ära. Ja keegi meie hulgast on tehtud mees sellepärast, et ta on kusagil löönud läbi, ta on hea positsiooniga, ta on tunnustatud. Nii, milliseid vanasõnu? Valikut oli väga raske teha. Mõistus on hästi tähtis, sest meest mõõdetakse mõistusest. Noh, siin on väga toredasti ka see allgriim olemas. Samuti on öeldud, et oluline ei ole mitte siis nii-öelda arv, vaid kaal, sest mehi ei pea loetama, vaid neid tuleb siis kaaluda nende väärtuslike omaduste poolest. Mees tuntakse mütsist, naine tanust. Et kuidas me siis seda vaatame, eks ole, et öeldud on, et narri meest, aga mitte mehe mütsi, aga mees peab pidama oma sõna, mees sõnast härgas arvest, kuigi öeldakse selle paroodia või vemmalvärsi vormis on see, et mees teab, mis ta oma sõnaga teeb, tahab, annab, võtab tagasi, sest mees on oma sõna peremees. Et kui palju siis mehe peas on mõistust ja samuti ka niisuguste tunnustavad, et noh, näiteks peremehe jäljed väetavad põldu, et kui sa siis oled oma hea peremees oma varadele, siis ainuüksi see, kui sa juba hoiad olukorrad kontrolli all, on kenasti. Ja samuti siis isa sõna on peres olnud kaalukas, sest isa sõna on enam kui ema vits ja kuigi samas on öeldud, et kui isa kaob, siis kaob pool kodu, aga kui juba ema ka kaob, siis on juba kõik läinud. Siin on kõrval üks väikene graafiline leht ka sellest, kuidas siis noormees on karjas ja rahvalaulud Kadrinost üles kirjutatud ütlevad,
et sest kiidan oma isada, sest kiidan oma emada, annan au haudujalle, et ei õppinud õlut jooma, viha viina võttemaine, saksa taari tahtemaine, õppis tööle õigelle, seadis tööle seaduselle, vahtis tööle valgelle, heledale heinatööle, väledale väljatööle. Et ka see, et noor mees õpib tegema tööd, et ta on nii-öelda asjalik, ei kola kõrtsis, et ka need on niisugused motiivid, mis osundavad siis sellisele, kuidas ma siis ütlen, traditsioonilisele kasvatusele, töö väärtustamisele ja siis teatud sellistele põhitõdedele. No eal käimisest siis ka, eks ole, natukene siin nüüd vahele tuli, et tulen korraks tagasi, et tõesti see eal käimine on olnud siis selline tuntud Põhja-Euroopas, väga palju toredaid väljendeid on selle kohta, et kes käis siis tädirannas, kes käis lipsul, kes kus, näiteks sulilindu laskmas või uri ajamas või oraseid tegemas. Aga samas on muidugi ka see eal käimine olnud midagi niisugust, mis on sattunud ka 30. aastatel krimi kroonikasse, et kuidas siis teise külla läinud ehalkäijad said natukene naha peale, natuke liiga palju naha peale ja seetõttu siis ka 30. aastatel sellistele nii-öelda öiste ümberhulkumiste peale hakati vaatama pisut viltu. Nii, aga nüüd pulmad, kunagi tuleb see naine ju võtta ja siin on siis 2 noorpaari, üks on Karja kihelkonnast, teine on siis Setu noored, on siin kujutatud ja tähelepanuväärne võib-olla Eesti vanemas kultuuris on olnud nagu see, et kindlasti on olnud nagu väga tähtis see, et täiskasvanud naised, nõuandjad aitavad siis noorele mehele valida seda õiget naist. Et isa on küll keelanud kemplemast, hobuseid vahetamast, nagu siin on üles öeldud, et samuti siis need teised motiivid, mis osundavad sellele, et isa loodab, et pojad võtavad tema töö üle, aga samas nagu see selline naisevõtt ja üldiselt nii-öelda ringi vaatamine, et õiget naist leida on väga oluline juhul, kui ei juhtunud seda, mis juhtus. Ja see on siis nekrotiks võtmine. Kuni aastani põhimõtteliselt esimest korda siis hakati nii-öelda nekroteid võtma nii-öelda praktiliselt Põhjasõja ajal, see oli 1705 välja antud säädus, mille järgi tuli siis soldatiks anda üks 20-aastane mees 20 talu kohta. Ja see oli see aeg, kui Venemaal esimest korda Peeter I eestvõttel moodustati regulaararmee. Ja kuni aastani 1793 oli nekroti kohustus eluaegne ja kui siis Eesti taludest neid poisse võeti, siis sellega tekkis ka nii-öelda omal kombel uus selline nähtus, need olid siis nekrotiitkud, kus kui tõmmati see liisk, et tuleb minna, siis see tähendas tegelikult eluaegset lahkumist ja see tähendas sisuliselt seda, et tegelikult sellel noorel mehel koju tagasi tulek oli see protsent oli praktiliselt olematu. Et see kindlasti oli meesterahva elus väga märgiline sündmus ja seda on ka kirjeldatud nii, et põhimõtteliselt siin on kuigi samas näiteks need nekrutite võtmisel on siis need trükitud blanketid, kus on siis ka kirjutatud nii-öelda tolleaegsete nekrotiks võetud noormeeste kohta üles üksjagu palju ka sellist informatsiooni, mida nagu varem ei olnud. Et selles mõttes ta on nagu ka omaette teema meie nii-öelda kaugemas kultuuriloos. Ja sellest ajast hakkavad siis tekkima või ühe sõnaga tõenäoliselt on pärit ka juba sellised laulud, kus räägitakse sellest, et kas meid võetakse sõtta veneväkke püssikandjaks, et püss on suuri rauda raske või siis kes siis saavad mehele, aga mind aga vea soldatisse, ei mul aita annetasse, ei mul kirstu kingitasse, püss mul aidast annetakse, mõõk mul kingitasse ja tuleb minna. Et see nii-öelda see nekrotiks olemine, kroonuanude motiiv on vaieldamatult üks selline tõesti huvitav, tähelepanuväärne, kurb ja valus jälg ka meie Eesti meheks olemise loos. No on ka nekrotiks võetud, on siis põgenenud, on püüdnud ära põgeneda või on püütud neid siis ka vabaks osta, et näiteks siin on meie üleskirjutustest on siis teada, et võib-olla kui me nüüd räägime lähiajaloos nii-öelda metsavendadest, siis rahvaparimus kinnitab seda, et juba
varasematel aegadel on siis need, keda on tahetud nekrutiks võtta, on läinud metsa ja siis seal proovinud ellu jääda ja ellujäämine on saanud võimalikuks ikka tänu sellele, et ümbritsevatest taludest neid aidati. Nii, no nõnda, aga siis hüppame tagasi nende motiivide juurde, mis ka regilauludes kajastuvad, kus siis poeg palub vanematel leida talle sobiv naine, sellepärast, et muidu läheb ta hukka, teeb külatüdrukutele lapsi ja kõik need patud jäävad juba vanemate hinge peale ja tõsi ta oli, et olid olemas ka sellised kuulueided, kes siis mehele minekuealiste noorte meeste juures käisid ühte või tüdrukut või teist tüdrukut ka üles kiitmas, aga just see on nagu Eesti kultuuri kontekstis hästi tähelepanuväärne minu jaoks, et mees on või noor mees on olnud nagu natukene selline passiivne ja nendes lauludes siis need motiivid korduvad, kus palutakse siis kas emal või vanemal õel või kellelgi leida sobiv pruut, leida sobiv naine, kes ei ole kuri, kes ei ole riiakas, kes ei ole tulehark, et kellega siis on võimalik nagu peret pidada, lapsi saada ja kellega siis koos elada suhteliselt kauem. Üks huvitav motiiv on veel ja see on siis rahvusvaheliselt tuntud ja see on kuldnaise motiiv. Et mees, kes mingil põhjusel ei leia endale naist, on siis otsustanud ise valmistada endale kullast naise või kullatud naise, et ta võtab aluseks siis kas mingisuguse puupaku, voolib sellest naise kuju ja püüab siis teda kas siis nii-öelda kullata ja hõbetada, aga elu näitab ikkagi seda, et kuldnaine ei kõnele, ei tee tööd, kui sa paned ta lee äärde siis toitu valmistama, siis tal kuld sulab või hõbe sulab ära ja eks ta on voodis ka tuimavõitu, nii nagu Muhu saarelt on 1896. aastal üles kirjutatud, et mis oli külge vastu kulda, see oli külge külma. See oli külge külma külge, mis oli külge vasta vaipa, see oli külge sooja külge. Hakkas üles tõusemaie, kulda üles hüüdemaie, ei see kuld ei kuulnud tõusta, hõbedane ärgatagi. Ja vanad naised siis õpetavad, et kullast naisel ei ole keelt suus, ei ole meelt peas, ei ole tal oidu peas, tal ei ole südant alla rinnavitsa, tal ei ole silmanägemist ega kõrvakuulmist ja antakse siis nõu, et seda ärgu tehku teine miesi, kes teeb kullast naise noore hõbedasta teise poole. Et nii palju peab ikka seda julgust ja söakust olema, et otsida endale naine elavate hulgast, kõik muu on ikkagi nii-öelda asendus. No nõndaks ja siis ühe sõnaga hakkame siit kusagilt natuke kokku ka võtma seda teemat, mis igast otsast kipub laiali valguvat. Aga veel kord rõhutan, et noor mees ise naist ei vali, et seda teeb siis sageli ka perekond ja selle motiivi on siis Kitzberg Libahunti näiteks väga valusasti kirjutanud sisse. Kitzberg, kes tundis kohalikku rahva pärimust, et sa pead võtma naise, kes on sotsiaalselt staatuselt sarnane, mitte seda, kes väga oluliselt erineb ülejäänud kogukonnast, kes käitub teistmoodi, kes on nii-öelda võõras ja kellest usutakse siis kõikvõimalikuga halba. Nüüd meeste tööd on ikkagi olnud läbi aja suunaga pigem kodust välja, see sotsiaalsus ja need meeste ja naiste tööd on üsna täpselt paigas ka kodus, kes mida teeb. Ükskõik, kas see on siis toidu valmistamine, kas see puudutab põllutöid, karjandust, mida kõike veel. Ja see sama ühiskondlikkus suurenes kahtlemata ka pärast seda, kui Eesti maale hakati ehitama kõrtse, kus oli võimalik koos käia. Naistel oli paar päeva, kus siis nemad said ka kõrtsis käia, aga mehed pidid tegema sellel päeval koduseid töid ja sellest on siis pandud kirja ka väga palju rahvanaljandeid ja muid jutte, kuidas mehed ei saa päris hästi hakkama kõige sellega ja tajuvad, et tegelikult need naiste tööd, mis näivad nii-öelda väga tühised ja teisejärgulised, on päris tõsiselt võetavad. Siis meie muusikakultuuris on ka teatav selline tööjaotus veel suhteliselt hilise ajani, veel 20. sajandi keskpaiganigi oli see arusaam, et mees on ikkagi see, kes mängib pilli.
naine laulab ja meie regilaulu pärand on ka üldiselt hästi selline naiselik, naise keskne ja see naise vaatekoht on domineeriv. Ma mäletan seda vist, kui tekkis torupilli ansambel, moodustati Linnutaja, et siis oli nagu selline, kuidas ma ütlen, ahmiti õhku, et kuidas siis nii naised hakkavad mängima torupilli, et torupill on ju midagi niisugust, eks ole, mida mängivad mehed. Ja ma isegi mäletan oma lapsepõlvest Võrumaal, kui ma tundsin ka huvi lõõtsa ja selliste pillide vastu ja seda on teisedki rääkinud, et siis ka veel 60-ndatel anti mööda näppe, et sa ju pilli ei puutu sellepärast, et kuidas siis nii, kes siis naisterahva tööd teeb kodus ära, kui sa hakkad pilliga käima pulmas ja igal pool mujal, et see on midagi niisugust, mis nagu naisterahva rollile ei sobi. Et selles mõttes kindlasti on olnud aegade jooksul välja kujunenud sellised traditsioonid, tänapäeval nimetame neid stereotüüpideks, mis tolleaegset ühiskonda nagu korrastasid ja omal kombel hoidsid ka nagu rea peal, et asjad olid paigas, maailm oli selge ja lihtne, aga kindlasti need tööd ja tegevused, mida külaühiskonnas tuli kindlasti ka teha, ei lähtunud mitte lihtsalt sellepärast, et ühte või teist sugupoolt kiusata, vaid lihtsalt sellepärast, et väga paljud tööd ja tegevused tõepoolest ei ole ka naisele lihtsalt füüsiliselt jõukohased. Sellest me rääkisime, et mees on siis inimene, kes oskab midagi teha, et see on eesti keeles ka natukene nagu meistri sünonüüm, eks ole, et sa oled mees või Mihkel mingisuguste asjade peale. Aga kindlasti on siis ka see edu, hea tervis ja täisväärtuslikkus on hästi oluline, samuti kui see, et mida lähemale meie ajale, siis on olnud siis pojad, vähemalt üks poeg on pidanud saama hea hariduse, kas me siis tsiteerime siin Tammsaaret ja ikka seda Tõde ja õigust, et kas see poeg saadetakse linna siis hobusevargaks õppima või võtame näiteks, meenutame Uku Aru, Veera Saare Uku Aru, kas siis romaanina või filmina, eks ole, mäletate, seal oli selline varitegelane Artu, kes toimetas linnas ja kellele saadeti raha, aga tegelikult see nii-öelda kodus kõik need tööd tegi ära siis ikkagi tütar, kes siis lõpuks jäi ka ja kasvatas üles ka lapsed, sellepärast, et ka tema abikaasa ei suutnud võib-olla teha, Aksel ei suutnud teha valikuid. Ja samamoodi see filosoofiline mõte on minu jaoks nagu olnud kogu aeg ka see selline mehe hea tervis. Ja see tsitaat on mul pärit siis Kõrboja peremehest, et tema Katku Jüri oleks läinud kas või pimedast peast, oleks maha jätnud oma värkstoa ja uue keldri, teda kutsutakse Kõrbojale peremeheks ja tema laseb enda sellepärast maha. Et seda Kõrboja peremeest tasuks nagu selle nurga alt ka vaadata ja lugeda uuesti läbi, et kas ja kuivõrd meie ühiskonnas ka sellised innovaatilised, edukad, võib-olla peast natukene hullud mehed, et kui palju nad on saanud oma nii-öelda ennast realiseerida, sest ega see Katku Villu ka ei mahtunud ju välja kujunenud külakogukonna raamidesse, ta tegi asju natukene teistmoodi ja kõike nende teistmoodi tegemistega siis kaasnes igasugust, ütleme siis otse välja, igasugust jama, mis päädis lõpuks sellega, et ka ta ei suutnud ka valida siis oma lapse ema ja võib-olla hoopis teistsuguse elu vahel, et need on sellised keerulised filosoofilised valikud, mis läbi kirjanduse siis ka meie lugejate ette on jõudnud ja nad on kindlasti ajatud valikud. No siin on näha ka paar sellist Eesti Rahva Muuseumi fotost võetud, eks ole, kus mehed ajavad siis väljaspool oma meeste tööde asju, kes tassib kannipuudega vett, kuidas käib kalastamine jää peal, kuidas käiakse siis ulgtöödel ja igal pool mujal. Nii et mees ei ole sugugi lihtne olla, et see on tegelikult, kui poeg on emale armas, aga kui tast saab mees, siis tema elu muutub oluliselt keerulisemaks ja poeg on kindlasti ka oma isale armas. Ja kindlasti isad tunnevad oma poegade üle uhkust, see on nüüd selge. Vaatame korraks seda isa sõna ka. Et kui me kasutame seda sõna isa, siis kindlasti tähendab see meie kultuuriruumis ka varasemaid sugupõlvi. Me räägime esiisade maast. Me räägime isade väärtustest ja tõekspidamistest, me räägime isamaast. Kui me räägime isast, siis me räägime kellestki mehest, kes hoolitseb kellegi eest, et kasutame näiteks ristiisa, akadeemiline isa, aga ka kasuisa. Ja samuti isa on keegi, kes on nii-öelda väga lugupeetud, kas ta on siis auväärne vaimuinimene, õpetaja või mingi idee algataja,
näiteks ütleme kas või Papa Kreutzwaldi kohta lauluisa. Vaimuliku kohta ütleme püha isa ja taevane isa on siis nii-öelda kasutusel kas siis Jumala või kaitsevaimu tähenduses. Ja kes on meil seotud kristliku kultuuriruumiga, need usutavasti tunnevad ka meie isapalvet, mis on väga erinevatel aegadel leidnud viisistamist väga erinevate heliloojate poolt. Ja kindlasti on oluline vaarisa, vanaisa, kui meil õnnestub temaga selles elus kohtuda. Minul ei ole õnnestunud kohtuda, minul on vanaisad ja vaarisad olen nendega tuttav fotode ja vahendatud juttude kaudu. Kui ma siin aastaid tagasi panin kokku niisugust populaarteaduslikku raamatukest nagu Meie pühad ja tähtpäevad ja tahtsin kirjutada ka ühte-teist isade kohta, et kuidas siis on nagu see isa kujund meie kultuuriruumis või mida isade kohta kirjutatakse, siis ma tegelikult olin üsna nõutu sellepärast, et ega seda nüüd ülearu palju ei ole. Täpselt samamoodi nagu ülearu palju materjali ei ole ka meesterahva kui niisuguse kohta. Et Fred Jüssi on öelnud väga ilusa mõtte, et mees tervikuna võib meheks saada, kujuneda üksnes siis, kui tal on isa kogemus. Et see on vältimatult vajalik mehe kui terviku välja kujunemiseks. Aga mis nüüd tuli välja nii-öelda doktor Google'i abiga, kui ma guugeldasin, siis nii-öelda sellised, on tänapäeval, eks ole, need mõisteväljad, siis mõisteväljadest koorusse domineerivad see, et isa on abistaja. Et põhimõtteliselt isa on keegi, kelle poole pöördutakse siis, kui on mingisugune mure, kui on mingisugune probleem, et see on peaaegu, ma ei taha nüüd väga pilada, aga põhimõtteliselt just nimelt ongi, et tal on nagu mingisugune sotsiaaltöötaja roll perekonnas, eks ole, et see domineerib ka, kui me hakkame aabitsatest või kusagilt pihta. Ja samuti see on see, ja täpselt samamoodi ühe sõnaga see mõisteväli andis domineerivalt ja väga jõuliselt selle, et isa on see, kes oskab ja aitab. Aga siis ema on see, keda abistavad nii lapsed kui isad. Et see on sellised huvitavad stereotüüpsed kujundid. Aga mida isa nagu selle juures mõtleb või kuidas isad kujutatakse, on ikkagi see, kes töötab. Isade päev on siis, eks ole, novembrikuu teine pühapäev ja samamoodi on meedias arutatud selle üle, et see on uus püha isade päev, et kui palju siis isade päev on nii-öelda pereringi ja kui palju avalik sündmus. Ja kas ja kui palju me tegelikult isadepäeva tähistamisel kasutame ka selliseid stereotüüpe, et kui on isadepäev, siis ilmtingimata on mingisugused sõjalisportlikud mängud, relvad, kõik muu selline ja siis mitmesugused muud meelelahutused ja tavaliselt nad käivad ikka naisterahvad välja, sest naised ju teavad, mis meestele meeldib ja mida nad teha tahavad, eks ole. Ja siis ütleme minu noorus ikka 80-ndatel me tõenäoliselt kõik nautisime seda täiesti uut šokeerivat saadet meie telemaastikul, mis oli ju Laupäev isaga, jah? Kus olid sellised toredad tegelased ja Priit Aimla tekst, eks ole, on ka nagu toetab seda stereotüüpi, et isa on hommikust õhtuni tööl, mängudeks aega on vähe tal. Ja sealt edasi läks, et voodisse pugedes mõtlen ma veel, et kuidas me mängime laupäeval. Et see tõi nagu ka esimest korda nagu isa rolli asetas pisut teisse rakurssi, on ka see, et isa on mees, kes tegeleb muuhulgas ka lastega, sest varasemast rahvapärimusest on ikkagi see, et emad jooksevad ikkagi või lapsed jooksevad ikkagi ema seeliku sabas ja vanaemade seeliku sabas või tegelevad nendega siis taluperes ka näiteks vallalised lähedased sugulased, kes siis laste järele vaatasid. Nii et sõnaga, ka rahvapärimus kinnitab, et mees olla ei ole kerge. Isa olla ei ole kerge. Ja ka naist leida ei ole vähemalt varasematel sajanditel mehel olnud sugugi kerge, et mingis rollis on või ühesõnaga on toetatud siis natukene ka naiste autoriteedile. Nii et kui me väidame, et meie ühiskond on nii-öelda välises plaanis võib-olla maskuliinsem, siis sisemiselt tundub ikkagi niimoodi, et mees on küll pere pea, aga naine on see sinane kael. Mina tänan teid tähelepanu eest, need olid väikesed killud, võib-olla natukene isegi seostamatud killud sellesse teemasse, sest materjali on väga ja väga palju,
aga ma soovin, et me jääme terveks ja tänan kõiki, kes võtsid vaevaks kuulata nii saalis kui ka teisel pool helesinist ekraani.